Taas kui kohtume juba, kui tuttavad koos, nüüd Koiduni me ei pea ruttama, silmist ei pöörata, suudame, tõusev päikene näeb meid suudlemas veel. Tere maailm, tere live, tere kõik, kes vaatavad meid Facebook live lehelt otse-eetrist, tere kõigile nendele ka, kes vaatavad meid Facebookist järele ja tere nendele, kes kuulavad meid hoopis meie podcasti kanalist, sest et juba täna öösel läheb see saade meil ka podcasti kanalisse üles. Tere Erina, see laul oli sulle kohtumine, Maarja-Liis. Tere, ma ütlen seda tere siin ja ma tunnen, et ma olen juba selles olukorras olnud. Tere kõigile, nii tore. Ei, aga lihtsalt, et need klapid ja sina ja kõik. Nii tore. Aitäh selle pildi rea eest. See pildirida andis sellise tunde, et me oleme Veiko nii palju aastaid väga palju hetki koos läbi elanud ja käinud erinevates kohtades. Süda on täiega soe. Ja nagu pisarad hakkaksid juba voolama. Tere siis kõigile vaatajatele, kes meid praegu laivis. Grete ütleb meile tere armsad, tere Grete. Olge head, kirjutage meile kommentaare, kus kohast te meid kuulate, vaatate. Oleks tore teada saada ja loomulikult ootame ka seda, et te saadaksite meile jututeemasid, sellepärast et on maailma teine ainulaadne podcasti live ja võib-olla ka viimane, sest et eriolukord hakkab läbi saama ometigi ju. Muideks, tead, kas sa... No nii. Ei, räägi. Ei, räägi. Tead, mis minuga täna juhtus või? Minuga juhtus selline asi, et vaata, kuna eelmiseks laiviks me palusime saata kuulajate kommentaare, siis ma lubasin kõigile, kes saatsid meile tervituse, videotervituse oma luulekogu ja täna ma sain anda üle esimese luulekogu, nii et tuli siia minu stuudiosse Liis tuli, näete, tadaa! Ja Liis, kes saatis meile luulekogu, tähendab videotervituse sai siis minu luulekogu endale ja ka paar kleepekat. Ja tead, mis Liis mulle veel tõi või? No. Aga see ei ole see, mis sa arvad. Mis see on? Siia on küll peale Põhjala, aga see ei ole õlu, vaid see on hoopis maasika kombutša, mis on tehtud eile Liisi ema maasikatest ja nüüd ma teen selle maasika kombutša lahti ja hakkan seda meie laivi ajal jooma, sest Liis tegi mulle. Mul on natuke hea meel su pärast ja hästi natuke kade meel ka. Ja siis ma käisin veel turult, ostsin ka maasikaid, nii et ma ei tea, mis Erina sina teed. Mina nüüd söön maasikaid, joon maasika kombutšat. Mina joon nõgese teed samal ajal. Oi, kui hea. Oota, ma proovin ka. Kui hea nõgese tee. Tere, Kristiina. Tere, Kristiina. Nii, Aire vaatab meid tööl. Mis tööd Aire teeb praegusel kellaajal? Jah, Aire kirjutab, mis tööd sa praegusel kellaajal teed. Ja ma tahtsin Veiko sinult ka küsida, et kas sa tunned praegu, kui sa mõtled tagasi eelmise laivi peale, et kuidagi nagu olemine teistmoodi? Et tänavatel on natuke teistmoodi energia, et natuke endal on rohkem päikest sees, et kuidagi nagu selline lootusrikkus on vahepeal tulnud elama sisse või see olen mina? No on küll, aga lihtsalt päike ja kevad ju ja vaata, kuidas lehed väljas kasvavad, aga natuke nõudne ka. Ma just vahepeal ütlen, et Grete tervitab meid Soomest Tamperest ja Kristiina vaatab Põlvamaalt sauna taga tiigi äärest. Ja Janka ütleb, et Elinol on nii ilusad punased huuled. Ja see on minu mask väsimuse vastu. Et ma mõtlesin, et kuna Veiko, kus su ripsmed on? Sa Instagramis ja storytes jagasid oma ilusat meiki. Ma mõtlesin, et ma ei jõua ripsmeid värvida, et ma värvin huuled ära. Tead, ma võtsin selle meigi maha, sest ma sain aru, et tegelikult naised peavad särama ja mehed peavad jääma tagaplaanile ja laskma neil särada. Keidi vaatab meid Taanist. Tere, Keidi. Tere. Ja Kristiina sõi oma tehtud maasikajätist. Ja Keidi ütleb, et nõgese tee on kõige parem. Aga Aire on meile vahepeal vastanud, et hetkel laeb alla majandusaasta aruandeid ühe uuringu tarbeks, aga muidu töötab koolis. Vaeseke. Majandusaasta aruanded ühe uuringu tarbeks, see kõlab küll niimoodi, et selle asemel võiks pigem juua maasika kombutšat.
aga nende tänavatega on ka jah selline lugu, et sellest ma täna ikkagi oli natukene õudne. Sellepärast, et ma saan aru küll seda, et kevad on väljas, aga olgem ausad, meil tegelikult veel eriolukord kestab, aga pilt oli õues selline, et see enam ei kesta. Inimesed olid 5, 10 koos, istusid laudade ümber. Liiklus oli meeletu ja autojuhid olid nii vihased, et kui mul oleks üks soov selleks nagu suveks, siis et autodele jääks eriolukord kehtima ja neil oleks 2+2 reegel, et nad peavad sõita 200-meetrise vahega. No, tõesti, täna oli niimoodi, et autod tahtsid mind alla ajada. Aga mis siis... Mina ka olen märganud inimesi rohkem tänavatel ja paneb see väga rõõmustama, et kuidagi mingi hirm, mis on peale tõmmatud ühiskonnale, ma tunnen, hakkab hajuma ja see teeb mulle head meelt. Ja, see on väga tore. Muideks vahepeal on minule tulnud küsimus. Kea küsib, et Veiko, kui sa saaksid olla ühe päeva naine, kuidas sa veedaksid päeva naisena? No, kõigepealt, mida ma kindlasti tahaks esimese asjana proovida, on jalgade raseerimine. Seda saad mehe teha? No saan, aga ma ei tea, mis tunne on naisena seda ju teha. Tahaks ka proovida seda. Ja... Ma arvan, et täpselt sama tunne. Nii, veel? No ma alustaks hommikut jalgade raseerimisega. Siis ma teeks väga põhjaliku meigi, vaataks peeglisse ja peseks maha ja saaks aru, et ma olen ilma meigita ka ilus. Ja siis... Sa ärkasid üles, siis kõigepealt raseerisid jalad, siis võtsid meigi maha. Ma tahaks teada, kus sa öösel käisid siis. Kuula, ma panin meigi peale. Tund aega tegin meiki, siis vaatasin peeglist ja sain aru, et ma olen ilma meigita veel ilusam kui meigiga. Okay. Ja siis, ma mõtlen, mida siis naised saavad teha, mida mehed ei saa teha, et mis naisena võiks veel teha. No siis ma läheks tänavale flirtima. Või läheks kuskile baari ja vaataks, kas keegi teeb mulle välja. Kuidas see välja on? No, raseerin jalad ära, võtan meigi maha, lähen tänavale, kell on 12:30, eks ole. Olen siin Telliskiloome linnaku ees, toetan seinale ja on juhu. Ma ei tea, Elina just ennem rääkis seda, et kui me siin niimoodi taaskord kohtume nende story'de vahendusel ja nüüd ka selle videosilla vahendusel, et me hakkame mõlemad peast segi minema ja tõenäoliselt see nii on ka. Ma loodan, et Veiko, et see oli täiesti vale vastus, mis sa ütlesid, sest ma kujutan ette nagu, et kui sa oleks päev veeta naisena ja sa tahad minna lihtsalt tänavale flirtima. Ei, mitte tänavale. Tekitab minus väga palju küsimusi. Ma lihtsalt mõtlesin, et mida on nagu, mida mees saab ka tänaval flirtida. Ja siis õhtul läheks sünnitama. Sest et seda mees teha ei saa. Võtan selle peale maasiga komputsat. Sellepärast on piinlik on ma issand, ma loodan, et selles kombutsas mingit alkoholi ei ole sees. Kombutsa ei ole alkoholiga ju. No ma arvan, kui ta on väga kaua seal pudelis olnud, siis võib olla. Ta on ühe päeva. Jah, õige. Nii, saatke meile oma küsimusi palun, sest et esimesele küsimusele ma vastasin, aga nii kaua küsimusi ei ole, siis Elina, kui sina saaksid veeta ühe päeva mehena, mida sina teeksid? Jaa. No ma ei alustaks oma päeva raseerimisega kindlasti, aga Kea ütles vahepeal, et kiire tulem päeval flirtid, õhtul saad juba sünnitada. Et ühesõnaga, et kõik on võimalik selle päeva jooksul, on ju. Et ei ole vahet, et mis oleks loogiline. Nii mehena, ma mõtlen, ma tahaks väga tunda, mis tunnen, kui oleks vuntsid ja habe. Et nagu ma tahaks tunda seda tunnet. Ja siis seda tahaks tunda, mõtlen, mis nagu meestega. Siis ma oleksin hästi tugev mees. Et kui ma oleks üks päev mees, siis ma oleks hästi tugev mees. Ja siis ma tahaks
kuidagi tõsta mingit nagu mäge oma pea kohale. Mäge? Et ma olen siuke tugev mees, kes saab siukest asja teha. Nii. Ja siis ma üldse ei proovigi varjata, sest ma lihtsalt olen alati mõelnud, et ma ei tea, mis tunne on, kui mul oleks noku. Mina just mõtlesin, et ma tahaks naisena kindlasti proovida pissida. Ja, nii et ma alustaks pissimisest. Ja siis käiks pesu. Kas lõpetame ära selle läbi? Mina olen täitsa kuna ma tunnen, et ma olen Margi täis teinud, et nüüd võiks lihtsalt nagu selle poe kokku pakkida, ei või? Ei, väga hea on, väga huvitav on. Me jõudsime siis Elinaga selleni, et kui me oleksime mees või naine, siis me tahaks esimese asjana proovida, kuidas on pissida teises kehas. Nii, aga ma tahaksin... Ma ütlen vahepeal, saatke meile kommentaaridega jututeemasid, sest muidu see asi läheb nii käest ära. Ma tahaksin jooksmas käia ja siis ma tahaksin nagu teada aju poolkera mõttes, et kuidas see mehelik ja naiselik ja parem ja vasak aju pool, et ma prooviks nagu seda mehelikku ratsionaalsust kuidagi kasutada või. Ja teine asi on see, et oota, minu kord on. Ma tahaksin oma kehamällu, rakumällu salvestada mõistmist, mis olla mehe kehas või kuidas üks mees mõtleb. Ma tean, et loomulikult mehed on erinevad, aga ma tahaksin kuidagi seda mõistmist ja loogikat ja mingisugust nagu ratsionaalsust ja aju poolkerade nagu sisse ja välja lülitamist niimoodi salvestada endasse, et kui ma enam järgmine mees ei ole, siis see mõistmine, et mõista seda teist sugupoolt kõnniks muga kaasa, kui ma naine tagasi olen. Ja otse loomulikult sooviksin ma armatseda, sellepärast, et kui mul on üks päev, siis ma tahaksin teada, mis tunne see on, kui ma olen vastas sugupool. Ja ma mõtlesin, see oli täpselt sama asi ka, mis mul meelde tuli, et lisaks siis jalgade raseerimisele ja sünnitamisele tahaks ma kogeda naisena orgasmi. Ja kuidas see asi käib. Nii, Grete muideks vahepeal ütleb seda, et üldse ei ole käest ära läinud, et täitsa vahvad oleme. Aitäh sulle, Grete, saab nagu... teate, lihtsalt armastate meid tingimust, et ta tegelikult oli täitsa käest ära. Ja vahepeal tahtsime teha ka seda, et tänada oma Patreoni toetajaid ja parandada ühe vea, et eelmises laivi saates ma kogemata ütlesin, et meie Patreoni link on üks teine asi, aga ma ei hakka seda isegi välja ütlema, vaid meie õige Patreoni link on ikkagi patreon.com/armastusest ja väga tore, nagu tõeliselt südantsoojendavalt tore on näha, et siin eelmise kuu jooksul tuli meile ligikaudu 25 Patreoni juurde, mis teeb südame nii rõõmsaks. Tänu teile kõigile saame me nüüd seda laivi siin teha. Oi, Elinal on musklid juba meheks saamisest. Ja just sai Patreonisse üles eelmisel nädalal üks väga huvitav erisaade. Minu 2011. suvepäevikute esimene osa koos minu muusikaga. Ja see on esimene osa ja sellele järgneb ka teine osa ja kolmas osa. Me lähme juunist juulisse ja siis augustisse. Aitäh ka kõigile, kes Patreonis on oma kommentaaridega andnud märku, et see on nendele väga meeldinud. See teeb südame minul küll soojaks. Ja nii palju kirju on tulnud vastukajaks sellele. On ka nii hea meel. Ja muidu ikkagi tere, et armastuses.com, kui teil on mõtteid, mida kirjutada ja praegusel hetkel siis ootame kommentaaridesse teie jututeemasid. Ja kuna Veiko tõi selle kirjade saatmise. Ja Kristin korra küsib, et kas võib ükskõik mis küsimusi küsida, siis vastus on jaa. Ja meie valime, kas me tahame vastata või mitte. Aga et ma tean, et te olete meile saatnud päris palju aja jooksul soovitusi, kellega võiks olla tehtud meie järgmine või ülejärgmine või kunagi tulevikus mõni saade. Aga kuna see eriolukord on natuke, ma ei tea, vähemalt võib-olla kuidagi loksutanud meie mingisugust tunnetust olemisest või maailmast. Et kui on uusi mõtteid tekkinud, siis saatke meile, keda te tahaksite kuulda vestlemas meie saates. Võtame hea meelega vastu. Just. Ja on Sirlilt tulnud küsimus,
et üks kõige esimene asi, mida peale karantiini lõppu kohe teha tahate. Mina mõtlesin seda, et ma tahaks minna tantsupeole, nagu päriselt tantsima, kui lubatakse, et kus on palju inimesi ja hea muusika, mitte nagu ööklubisse, aga mingisugusele sellisele mõnusale, ma ei tea, kas live kontserdile või tantsupeole, kus saaks siis natuke juttu rääkida, natuke mingit joogikest limpsida inimestega, tantsida, et see oleks väga tore. Ja teine asi, mida ma kindlasti tahaks teha, on kas minna loomaaeda või lõbustusparki. Ja sina, Elina? Mul on 2 asja. Ma tahaksin minna Hiiumaale loodusesse ja teine asi on, ma arvan ka mingi selline kohtumine. Ma ei tea, kas see on pidu, aga mul on kuidagi tunne, et võiks põleda üks suur lõke ja seal ümber võiks toimuda trall. Ja ma ei tea täpselt, mis see trall on või kes seal on, aga see oleks rohkem kui 2 inimest. Ja järgmine küsimus on tulnud meile, et kas te olete kunagi mõelnud, et tahaks Eestist ära kolida? Aga siiani olete siin. Mis on need asjad, miks just Eestit armastate? Mina iga kord, kui ma lähen kuskile välisreisile, mõtlen seda, et ma jumala eest ei taha Eestist ära kolida, sest et siin on täpselt just need asjad, mida ma armastan. Ma arvan, kõige rohkem ma armastangi seda õhku ja atmosfääri, mis on siin õues. No inimesi on igal pool toredaid, aga just see sama, et sul on võimalik kogeda seda 4 aastaaega ja et see kevade saabumine teeb kõik inimesi nii pööraselt õnnelikuks, et lihtsalt nagu kord aastas kogeda nagu sellist joovastavat õnne on väga äge. Vist oleme kunagi mingis episoodis ka natuke vestelnud sellest. Kui ma hakkan vastama, siis mul tuleb kuidagi nagu kehamällu, et ma olen rääkinud seda vestlust meie saate jooksul. Aga see selleks, et mina olen totaalne kodukana. Et võib-olla ei paista välja, aga mina siin olen täielik kodukana ja mulle meeldib reisida. Ma arvan, et tavaliselt kui on pikemad reisid, et pärast 3. nädalat mul hakkab lõug värisema, sest et mul tuleb koduigatsus. Ja minu jaoks on siuke kodukindlus väga oluline ja ma arvan, et Eesti on üks parimaid paiku maakeral elamiseks. Et minu jaoks nagu novembri tormid ja kõik on väga osa sellest minust ka, et emban torme endas ja looduses ka ja mulle väga meeldib Eestis elada, et ma kindlasti ei kujuta ennast ette mujal elamas. Võib-olla vahetusega peatumas mõnda aega, aga elamas mitte. No ja pluss on tegelikult see asi ka, et ütleme, et kui ma võtan oma erialalise töö, mis mul on nii-öelda kultuuri ja kunsti ja teatri ja muusika, et olgem ausad tänu sellele, et Eesti on nii väike, on seda siin võrratult palju lihtsam teha ja sul on võimalik Eestis palju paremini läbi lüüa kui näiteks Ameerikas. Et see, ma ei taha kuidagi nagu pisendada selle läbi seda teatri tegemist ja kultuuri tegemist, aga lihtsalt siin on palju rohkem võimalusi pääseda esile kogu selle asjaga. Grete tuletab meile meelde, et kas te mäletasite teineteise luuleraamatutest oma lemmikud luuletused välja otsida? No tuli meelde ja kui mitte, siis saate mult väljakutse lugeda neid Instagrami stories. No ja, siinkohal on paslik siis ikkagi mainida ära ka seda, et kõik, kes hakkavad meid nüüd maikuu jooksul veel toetama meie Patreoni toetusplatvormis ja see ei ole lihtsalt toetus, vaid te saate selle toetuse, pisikese toetussumma eest siis ligipääsu erisaadetele, millest siin oli just juttu, et siis me kõigi nende toetajate vahel 1. juunil minu sünnipäeval loosime välja sellise paki, kus sees on Elina luuleraamat, Veiko luuleraamat,
siis veel, ma saan aru, et üks väheseid maailma alles jäänud see Lukuga päeviku särk kuulun sulle ja ka minu üks plaat siis, mille nimi on teatrimuusika heliplaat. Plaat enam keegi ei kuula, aga ikka on tore, kui on selline, seda võite Spotify's ka kuulata. Aga luuletuse ja Grete, muidugi. Kes alustab? Mina alustan, sest et mina olen muidugi paremas seisus kui sina, Elina, sest et sul on head lühikesed luuletused. Mul on nagu maru pikad. Tee siis ette nii ilusti, et paus kannaks. Tere, head kuulajad. Täna loeksin luuleminutis teile ette Elina Naani luulekogust Lukuga päevik, ühe väga südamesse süübinud leheküljelt 111 ehk 111 leiame järgmised luuleread. Kuidas sind võluda? Lihtsalt. Tingimusteta armastusega. Kuidas sind armastada? Lihtsalt. Piiritu vabadusega. Väga ilus. No tõesti, inimesed, kellel ei ole seda raamatut, siin on nagu kuld kulla järel on siin sees, aga kõik, kes seda podcasti kuulevad, nad teavad seda niikuinii. Armas oled. No nii, siis täna on meie kuulajad õnnelikud, sellepärast, et tavaliselt on igas päevas 1 luuleminut, aga täna on 2 minutit luulet, nii et loen teile hea meelega ette. Multitalendi Veiko Tubina luuletuse tema raamatust esimene. Kas sa Veiko oskad aimata ka, mida ma loen? Mõtle korraks ühe luuletuse peale, mida ma võiks lugeda. No ma mõtlesin 2 peale, vaatan, kumb kas see on. Ja nüüd lase lahti. Aga ära anna oma olemisega kuidagi märku, kas sa arvasid õigesti või mitte. Pealkirja ei ütle. Sa tead ju neid unetuid öid, kus sa lamad kellegi kõrval, süda tagumas liiga kiiresti, sest sa magad esimest korda tema kõrval. Veri kohiseb kõrvus. Kogu aeg on sees vaikne ekstaas. Üritad uinuda. Selle silma õhuta suveöö. Kuuled lahtisest rõduuksest esimeste trammide kolinat, sest ööst on saanud hirm kiirelt hommik. Puudutad väga õrnalt oma kõrvalmagajat. Tesklete mõlemad magamist, hingate väga aeglaselt, kuigi süda taob meeletult kiiresti. Veresoontest on kadunud kogu üksildus, seal voolab tumepunane lootus. Keerad väga vaikselt oma näo tema poole, hingad ta juukseid. Nende lõhn on kõige hullem narko, mida sa elus teinud oled. Liigutad end väga aeglaselt, püüad väga kaalutletult imiteerida magaja liigutusi. Mõlemad püüavad, kuigi aimavad, et teine ei maga. Ikkagi ei suuda uinuda, sest kõrval hingab õnn, verest ja lihast õnn. Lamab sinuga ühe ja sama tekijal ta nahk. Õnnenahk on üleni kuum. Ma surun oma nina, tema kaela ja kukla ja õlgad vahele. See on hullumeelne lõhn. Niimoodi lõhnab õnn. Korraks ei ole maailmas mitte midagi peale tema seni, kuni saabub hommik, kuni trammide kolin muutub kõrvu lukustamaks raginaks. See on üks nendest hetkedest, mis tõenäoliselt saab tulema ka järgmisesse Patreoni erisaatesse, sest et see on 2011 juuli, mis on kirjutatud. Aga ma arvasin ära, ma võtlesin 2 luuletuse peale ja üks oli see, mis oli. Nii et enne kui me läheme reklaamipausile, ütlen veel nii palju,
Kristin ütles Helina Nõgesede tassi kohta, et oigu suur ja armas tass. Ja selle luuletuse kohta, mis mina lugesin Helina luuletust, ütles Aire, et see on ka tema üks mu lemmikuid ja Grete, kes meile selle väljakutse esitas, ütleb meile nii ilus. Aitäh teile. Ja me kohtume pärast väikest reklaamipausi. Hakka meie podcasti toetajaks Patreonis ja vaid 3 euro eest kuus saad ligipääsu erisaadetele, milles kohtume oma kuulajatega veel isiklikumal tasandil. Kõikide toetajate vahel loosime 1. juunil välja auhinnakomplekti Veiko ja Elina loominguga. Vaata lähemalt patreon.com/armastusest. Meie sotsiaalmeediakanalid asuvad nii Facebookis, Instagramis, YouTube'is kui Twitteris. Otsi podcast armastusest. Ja tere tulemast tagasi kõigile, kes vaatavad meie Facebook Live'i otse või ka nendele, kes vaatavad meie Facebook Live'i järele ja ühtlasi soovin tervitada ka kõiki neid, kes kuulavad meid oma kõrvaklappidest meie podcasti voost ja te olete tõepoolest podcast armastuse lainel, mis on maailma üks kõige professionaalsemaid podcaste, sest neil on isegi eestikeelsed reklaamid vahele loetud väga professionaalse häälega inimese poolt sisse ja väga professionaalse helilooja poolt mängitud taustamuusikaga ja väga professionaalse monteerija poolt tehtud klipiga. Nali naljaks, sa oled tõesti nii ägedat tööd teinud. Täpselt see, mis ma eelmine kord ütlesin, et ma lihtsalt nagu nõjatun siin oma jumalanna troonil selle valguse taustal, tähed säramas, kuuna helkimas teie poole ja mõtlen, et nii äge, nii äge. Me oleme olnud podcasti saatejuhid, aga nüüd meil on oma saade Facebookis pildiga. Ja me peame siiski alustama taaskord selle asjaga, et mille nimi oli, eks ole, mis me eelmine kord tegime, ma pean hästi kiiresti panema, jagame heli ja ma olen juba selle siin valmis pannud ja alustame nüüd. Taas kui kohtume juba, kui tuttavad koos, nüüd koiduni meelita ruutama silmisse tõra, suudame tõuseb päikene näeb, meid suudlemas veel. Mul on need sammud reaalselt kunagi peas olnud, nii et... See on karantiini playlisti laul number 1, sest et kõik ootavad seda taaskohtumist nii väga. Sellepärast on see laul mul kummitanud viimased nädal aega iga päev ja ma lihtsalt pean selle oma süsteemist välja saama ja teige koos seda laulma ja ühtlasi toetage Eesti muusikat, minge ja kuulake Maarja-Liisi, kes oli sellel ajal, ma pakun, ma ei tea, mis vana, 15 või? Mida see laulu laulis, 16? No väga noor. Nii, ja meil on tulnud vahepeal kommentaare veel siia juurde, küsimusi ka. Elina raamat, Berit ütleb, on tõesti võrratu karantiini ajal tehtud parim ost. Ja nii äge, et... Grete imetleb Elina kuninganna trooni, kes meid laivis vaatab, see näeb seda. Mulle meeldivad privaatsetesse sõnumitesse Instagrami tuli mul pärast meie esimest laivi mingi, ma ei tea, 10 sõnumit, mis kõik küsisid, et kus see tool pärit on. Et vahet ei ole, mida me rääkisime, aga kõik tahtsid teada, kus see tool pärit on. Luulekogu kohta, et see on nii põnev ikkagi, kuidas see Lukuga päevik elab oma elu ja et tõesti ju üle 2 aasta tagasi ilmus ja siis Berit vist kirjutas, et nüüd karantiini ajal ostis. Esiteks nii tore, et oli veel müügil, et sa said ja tore, et inimesed ikkagi alles avastavad. Et vahet ei ole, aeg läheb edasi, aga Lukuga päevik jõuab ikka sinna, kus ta peab jõudma. Tore tunne. Aitäh. Nii, meil on hea meel, et olete meile saatnud vahepeal küsimusi jälle. Gea küsib, et kui te ei teeks praegu seda tööd, mida teete, kui tuleks valida uus amet, siis mis see amet oleks? Mina tean seda juba. Ma arvan, et see amet oleks arhitekt. Ma tahaks välja mõelda maju ja disainida maju ja mõelda välja nagu ägedaid elukeskkondi. Ja just mu üks lemmik saateid Netflixist on, kas selle nimi on Amazing Homes või midagi sellist,
kus siis kaks inimest, tähendab kaks britti, üks naisnäitlejanna ja üks arhitekt käivad mööda maailma. Tead, seal on sellised majad, mida inimesed on endale ehitanud, et mul lihtsalt kukub karp lahti, kuidas nad on neid loodusesse paigutanud ja mismoodi on läbi mõeldud, kuidas valgused langevad ja no ma ei tea, kui ma siis arhitekt ei oleks, siis ma tahaks olla miljonär, hästi rikas ja et ma saaks palgata endale ülihea arhitekti, kes teeks mulle sellise maja. Ja kui ma arhitektiks ei saa, siis ma tahaks olla plakatidisainer. No ma arvan, et me saaksime ikka koostööd teha, sest et kui mina ei teeks seda, mis ma praegu teen, siis võib-olla ma oleksin kuidagi seotud ikkagi taimede ja mingi ruumi loomisega. Nii et ma kunagi isegi mõtlesin maastikuarhitektuuri peale ja mind huvitavad ka mingisugune siuke tark aiendus ehk et kuidagi taimedega seotud arhitektuuriline maastiku permakultuuri, midagi kuidagi selles suunas, et tuua kreatiivseid ja inimesi toetavaid kuidagi rohelisi atmosfääre planeedil Maa. Ja, see on väga hea, sest ka maastiku arhitektuuri peal olen mina ka mõelnud, et selline aedade planeerimine võiks olla teine asi, mis no tõenäoliselt nagu arhitektiks ma niikuinii ei saaks, sest et nii andekas ei ole, aga ilusaid aedu ma oskaks küll teha. Ja meile on tulnud veel üks, vahepeal ütlen teile, et tõepoolest kirjutage meile palun kommentaare, küsige, sest praegu on viimane võimalus veel, see on tõenäoliselt viimane live üle pika aja, et te saate oma küsimustele vastused. Kristiina küsib, et mis on see üks asi või need asjad, mida kindlasti tahaks veel elus ära teha? Mina tahaks lennata kosmosesse. Või päriselt? Mõtle, kui äge oleks. Ja rahu. Lennata kosmosesse ja siis ma tahaks, ma ei tea, kas ma benji hüpet julgen teha, aga ma natukene mõtlen selle peale, mingit vaba langust või langevarjuga hüpata või midagi sellist, mingit natuke ekstreemset kogemust, sest et ma ei tahaks, et mul tuleb see tuju peale siis, kui ma olen 72, siis äkki avastan, et ma ei olegi langevarjuga hüpanud ja ma ei tea, mis elust saab. Ja võib-olla tahaks ka, ma ei tea, midagi, ma ei tea, see vist on mingisugune vanusega kaasnev märk lähenevast keskea kriisist kõikidel meestel, et nad tahaks hakata oma kätega midagi tegema, kas nagu mingit maja ehitama või siis tõesti arhitektiks saama või nagu püstitada maamärk, et see on minu tehtud, vaadake, ma olen elanud ühe korraliku elu, ma olen teinud siia ühe maja. Oot midagi sellist. Me oleme Veiko väga ühel lainel. Täna ma mõtlen, et elu jooksul teha. Ma ilmselt soovin ühel hetkel maale kolida ja kuidagi ümber lükata pehmelt seda müüti, et kuskile Tallinnast väga kaugele eemale võib tekitada mingi sellise koha, mis aasta ringi toimib, kuhu inimesed jõuavad ja kuidagi näidata, et elu ei ole ainult pealinnas. Ja mis veel? Armastada ja julgeda armastust vastu võtta ja julgeda armastust jagada, et kuidagi mõtlen, mis veel on mingid sellised asjad Veiko ütles. Ma kunagi teismelisena mõtlesin benji hüppe peale. Pärast lapse saamist ma selle peale nii palju mõelnud ei ole. Aga mingid hobid mul on kindlasti seotud kuidagi mingisuguste ekstreemsustega, nii et ja, ma arvan, et need ekstreemsusi, neid pakuvad ka mingid loomingulised boostid, et ma kindlasti soovin teha minimaalselt ühe, aga rohkem täispikka mängufilmi elu jooksul ja avada oma isikunäitus ühel hetkel ja anda välja album näiteks. Kõlab väga hästi, aga siin on tulnud veel üks küsimus, et
mida te arvate unenägudest, mis need teie jaoks on? Tänan, aitäh, võtan siis järje üle siit. Veiko Tubin osutab käega. Elina Naan, siin on teie kord, palun rääkige unenägudest. Aitäh vastu ja hakkan rääkima unenägudest. Mina olen terve elu näinud väga friikisid unenägusid. Lapsest peale, täiesti ulmelisi ja Veiko, kusjuures ma arvan, et me võiksime ühe episoodi teha kellegi unespetsialistiga või unenägude spetsialistiga. Ma ei tea, kas siuke tegelane on olemas, unespetsialist kindlasti on, aga et sellest võiks rääkida lähemalt. Et mul on täielikud kuidagi pöörased unenäod, kus ma isegi tihtipeale ei koge asju iseendana, vaid olen näiteks hoopis mingi mees või vaatan mingit olukorda kõrvalt või et minu stuudio maja, mis muidu asub Tallinnas Wismari tänaval, asub tegelikult keset Võru linna, kus on nagu mingid Portugali lained loksuvad randa ja siis toimub seal mingi tegevus, et just oli talv, aga pilgutasin silmad ära ja nüüd on suvi ja siis mingid nagu hästi palju nagu stseenide sees. Ma ei usu unenägudesse kui mingisugustesse ühele olnud või juhtuvatesse asjadesse, et nad on kuidagi mingid alateaduse vimkaga alati kuidagi vürtsitatud ja ma olen märganud otse loomulikult, et kui ma und ei näe, siis ma magan sügavalt ja puhkan välja. Minul on viimane nädal just olnud niimoodi, et ma olen kõik ööd näinud vist unenägusid niimoodi, et ma näen unenägu kuskil keset ööd, siis ma ärkan üles, käin tualetis, tulen tagasi ja näen seda veel natuke edasi ja siis seal tualetis mul on kõik meeles, et vaat kui huvitav, mis ma nägin ja see hommikul on see, et miks ma siis endale kirja või miks ma ei öelnud kuskil telefoni, mis ma nägin. Aga ma olen kõik need ööd seda mõtet, ma küll sealt tualetist mäletan, et ma olen aru saanud, miks ma olen neid unenägusid näinud. Nad on kõik kuidagi ikkagi nagu mingite päevateemadega, mingite asjadega seotud ja lähevad nagu sellega kokku. Ma isegi mäleta, mis see küsimus enam oli. Aga mida te arvate unenägudest? Mis need teie jaoks on? No nad on minu jaoks selline nagu ajureha, ma ütleks, et ta nagu kambib nagu mõtted sirgeks ja paneb sulle, annab vahepeal sellised detailseid stsenaariume, mida sa võib-olla peaksid oma elus vältima, et ta mängib öösel oma peas läbi mingisugused asjad. Et näiteks seesama, et sul on Võru linnas see stuudio ja suured Peruu lained ja siis aju saab ikkagi aru, et see vist ei ole ikka nagu päris kõige parem asi, et võib-olla... Ei ole kõige parem asi, armas, kes see Võrust siis ookeani tahab hüpata. Nii, oota, meil on siin päris mitu seda küsimust veel tulnud, see on mis väga tore, aga me samas oleme tänaseks ikkagi saanud ka päris mitu vaataja tervitust ja ma arvan, et siinkohal võiksime me esimese kõige lühema publiku tervituse ette mängida. Tere, mina olen Jonna ja siin on Kuma, kes magab. Ja meie tervitame Laurat Londonist. Armastan. Mua! Selline tore lühikene see oligi. Kutsu magas üles. Ja ühtlasi tahaksin ma mängida ette ka ühe pikema tervituse siia otsa kohe veel. Tere podcast armastusest. Ma olen tegelikult teie üsna pikaajaline kuulaja, aga ma ei ole kunagi julgenud ühtegi kirja ega videot teile saata. Ja kui ma eelmine kord sain teada, et need, kes olid videotervitused saatnud, said Veiko luule kogu omale, siis ma mõtlesin, et oleks ma seda enne teadnud. Oleksin ka videotervituse teile saatnud. Aga teen seda nüüd. Ja kuna teemaks oli selle suvised plaanid või ettevõtmised, siis ma mõtlesin, et ma loen teile enda ühe luuletuse,
mis läheb kuidagi väga hästi siia teemasse, et luuletus oli mulle kirjutatud paar päeva enne, kui ma sain teada, et jälle videotervitusi ootate ja et see teema on just see eesootav suvi. Aga ma siis loen ja pealkiri on Laske meid suveks vabaks. Laske meid suveks aasale mängima. Ütleksin kõigile silmarõõmudele korraga, et armastan neid ja mõtleksin seda surmtõsiselt. Laske meid suveks vabaks. Laske meid vaarikavarte vahele liblikatega lendlema, mesilastele õietolmu koguma. Laske meid suveks vabaks. Laske meid õitsele. Laske, laske, kaske, kaske. Laske meid suveks vabaks. Tahan tulla koju keset suveööd. Näpu vahel poolik vein. Hingata sisse suveöö unenägu. Mu ümber vaid kollaselt vilkuvad valgusfoorid. Ja mõni üksik koju kihutaja või Bolti takso, mille tagaistmel suudlev noor paar. Laske mind suveks vabaks. Ma tahan tulla luule õhtult koju viimase bussiga, joobnult kõigest sellest kultuurist, peas kajamas kõikide poeetide looming ja silme ees näod. Kätes veel sõprade puudutamise soojus. Laske meid suveks vabaks. Oh palun, andke kas või see viimane suvi. Aheldage siis uuesti. Siduge kinni, pange kas või kappi. Andke vaid veel üks vabaduse suvi. Viimane võimalus, et teha kõik täpselt samamoodi. Aitäh teile, et te olete nii imelised ja teete nii vinget asja. Iga kord teid kuulates leian enda sisemise rahu kuidagi seest uuesti. Tšau teile ja kõigile! Ma olen nii heldinud. Mina ka. Ma olen päriselt nii heldinud. Aitäh Sirlile, see oli imeline luuletus ja Sirli, muidugi ma annan sulle ka oma luulekogu kingituseks, kuna sa rääkisid ilusat juttu ja ka ülejäänud videotervitused, paar tükki, mis täna saabusid, ka teie saate minu luulekogu, sest ma ei ole üldse mitte kade poiss, vaid kõik, kes võtsid vaevaks ja ennast kokku, siis see preemia on teie. Ma kirjutan teile varsti meili peale, kuidas te need kätte saate, nii et aitäh. Ma tahaks veel öelda seda, et luuletustesse saab mõnikord või alati või mõnikord või alati või siis mõnikord pikkida mingid sellised noodid või hetked või ülestunnistused, mida kunagi võib-olla ei teeks. Aga kui sa oled selle luuletuse sisse pannud, siis pärast seda tekib mingi vabadus. Isegi kui mitte kunagi kõikidele peikadele korraga ei ütleks, et ma neid armastan, siis luuletusse seda pannes. Nii tore, täiesti lõpp. Ma tahan nagu, siis kui Sirli läheb, ütleb kõikidele armastajatele seda lauset, siis ma tahaks põõsas lihtsalt piiluda ja tunnistada seda hetke elus olemise tunnet. Nii ilus, aitäh! Aitäh, mul tuli ka selle luuletuse peale kuidagi selline tohutu suveigatsus peale, et tahaks põgeneda kuskile väljasõidule, mingile rattamatkale, kus sa oled vändanud päev otsa ja siis te istute õhtul kuskil lõkke ümber ja keegi loeb mingit raamatut ette või mingeid luuletusi ja keegi tinistab kuskil kitarri ja tekib nagu selline maailma kõige parem tunne nagu siis, kui sa oled käinud kinos ja vaadanud mingit filmi, mis sul on kohutavalt meeldinud ja siis, kui lõputiitrid jooksma hakkavad, siis mis nagu emotsioone see kõik toob. Muideks, Elina, vahepeal on tulnud Kealt küsimus, et kelle sa valiksid oma filmi peaosa täitjaks? See on hea küsimus, et tegelikult ei proovi kuidagi olla põnevam või salapärasem, aga ma ei ütle seda, ma ütlen kohe ära, et ma ei ütle hetkel seda, aga mul on peaosatäitja on naine ja 2 inimest on mul kirja pandud, keda, kui ma seda kirjutan ja mõtlen, siis mul on nagu kaks tegelast,
kelle vahel ma niimoodi nagu mänglen oma mõtetes. 2 Eesti kaunist näitlejannat. Saskia küsib meie käest, et midagi, mida kahetsete, et teismelisena ei teinud, ei kogenud. Ma arvan, et minul puudus julgus minna, ma ei tea, kas see oli Erasmus toona või? Erasmusega välismaale kooli, kas või pooleks aastaks või midagi sellist. Et ma toona arvasin, et see on nagu gümnaasium minult kõige asjalikumatele ja mingi, mis see kooli nagu, mitte üliõpilasesindus, aga see õpilasesindus gümnaasiumi aeg, et see on nagu ainult mõeldud neile, et mina olen kuskil nagu mingi teine tegelane, kellel see mõeldud ei ole, et ma isegi ei hakka katsetama või proovima. Et aitäh elu, et sa oled mulle enesekindlust juurde toonud ja aidanud taibata, et ei ole selliseid asju, mis on mõeldud ainult mõndadele ja kellelegi teisel ei ole. Et võib-olla arvestades, millist elu ma teismelisena elasin, siis ühele provintsiline tüdrukule oleks olnud äge kogemus välismaal, kas või mõnda aega õppida. Aga mitte, et ma kahetseks, lihtsalt see oli esimene asi praegu, mis meelde tuli. Jep, ma isegi ei oska öelda selles mõttes teismelisena. Võib-olla ma nagu ei kahetse, aga ma mõtlen, et on huvitavaid asju, mida ma olen jätnud proovimata õnneks. Näiteks ma ei ole kunagi kodust ära põgenenud, aga et see huvitav oleks ju proovida, et mis tunne on kodust ära põgeneda. Või siis, nojah, jäägame selle vastuse juurde. Ma ei oska midagi teha. Merje küsib, et kui teil oleks oma kohvik, siis mis seda kohvikut iseloomustaks ja mis oleks üks asi menüüs, mis raudselt alati saadal oleks ja sulgudes tee ei lähe arvesse? No minul on juba ammu patenteeritud ära minu kohviku nimi, mille nimi on Hea maitse piiril. Ja seal pakutaksegi selliseid asju, et on nagu piiri peal, aga tegelikult on alati hea. Näiteks pelmeenid moosiga või? Pelmeenid, jah, ei. Tegelikult on seal väga head söögid, aga seal on sellised lihtsad söögid nagu kartulisalat ja viinerid ja pelmeenid moosiga ja pannkoogid hapukoorega. Jaa, minul kindlasti on kunagi oma kohvik. Seda iseloomustaks see, et kui sa astud sinna territooriumile, sellesse pessa, kus see kohvik on, siis sa tunned, et ma olen kohal. Ja raudselt menüüs saadaval oleks kindlasti mitu asja, aga kindlasti seal oleks mingi selline supp, mis oleks soe ja mõnus, mis maitseks kõigile, mille kohta mehed ei saa öelda, et see ei tee kõhtu täis ja et see on mingi naiste dieedisupp, vaid see on nagu mingi suke supp, ma ei tea, mis supp see on. Aga mingi selline supp, mis meeldib kõigile ja teeb kõhule pai. No see võib olla niimoodi, et sa ju saab tellida lihaga ja lihata varianti sellest supist ju. No näiteks. Aga ma sooviks, et see oleks makaroni-supp, sest et mulle väga makaroni-supp väiksena maitses. Kanaga. See on minu kohvik, et sa ei pea oma makaroni-suppi toppima. Ja küll minu kohvikus, mille nimi on Hea maitse piiril, on teil võimalus tellida soe makaroni-supp koos mõnusa keidukanaga. Ja siit on enne viimaseid küsimusi hea minna veel viimast korda reklaamipausida. Hakka meie podcasti toetajaks Patreonis ja vaid 3 euro eest kuus. Saad ligipääsu erisaadetele, milles kohtume oma kuulajatega veel isiklikumal tasandil. Kõikide toetajate vahel loosime 1. juunil välja auhinnakomplekti Veiko ja Elina loominguga. Vaata lähemalt patreon.com/armastusest. Meie sotsiaalmeediakanalid asuvad nii Facebookis, Instagramis, YouTube'is kui Twitteris. Otsi podcast armastusest. Ja maailma parima podcasti teine ja väga elektrifitseeritud live-saade on veel viimased 10 minutit eetris. Jõuate meile saata Facebooki kommentaaridesse veel viimased küsimused ja need, kes meid vaatavad pärast järele, siis
jäite laivist ilma, aga saate järele vaadata või need, kes meid kuulavad ja teil on meile küsimusi, siis saatke need meiliaadressile tere@armastusest.com. Samuti võite meid hakata toetama tõepoolest Patreonist, sellepärast et 1. juunil minu sünnipäeval loosime me seal välja just selle sama reklaamis kuuldud kinkekomplekti ja see aitab meil kõik suve üle elada. Nii, ja meil on siis Veiko. Räägi. Sa kogu aeg reklaamid oma sünnipäeva. Kas sa tead, millal minu sünnipäev üldse on peast öelda või? Jaa, peast ei tea, aga see oli sügisel. Mis kuus? Oktoobris. Aga mul on see kalendris kirjas ja see on kuskil seal keskemal pool. Mul lihtsalt ei ole. Tubli ole, kõik on hästi. Mul on lihtsalt meeles sinu sünnipäev, sest see on lastekaitsepäev ka samal ajal. Mul on meeles, et see on sinu sünnipäev. Ja kes meid jälgivad Instagramis podcast armastusest, siis need on kindlasti näinud viimastel nädalatel meie lustlikke stories'id, mida me Elinaga sinna aeg-ajalt postitame, nii et tasub meid Instagramis jälgida, aga Elina esitas eile väljakutse mulle ja siis ka iseendale, et me teeksime oma podcastile tervitusvideod, aga enne kui me läheme nende videodeni, on meil veel ära vaadata üks saabunud tervitus ja pärast seda ma pean kindlasti tuletama Elina meelde, et ma lubasin sinna tervitusele lisada veel ühe lause, mida Liis, kes meile selle tervitusi saatis, unustas sinna videosse panna. Tere, minu nimi on Liis ja mul natuke süda lööb veidi kiiremini, sest et ma just hetk tagasi otsustasin, et ma saadan ikkagi teile video. Aitäh innustamast oma väikestest hirmudest üleastumist. Seoses suvega mul miski pärast käis mõttest läbi see, kuidas koolilõpetajad et nende jaoks on see sel aastal täiesti teistmoodi, kui on olnud meie jaoks või kes on juba kooli lõpetanud ja kuidagi mul tuli sellega seoses, tulid mulle meelde minu armsad klassiõed, kellega mõnedest ma siiani veel suhtlen igapäevaselt, aga kellest mõnedega ma tunnen, et ma tahan nüüd rohkem suhelda. Ja minu väike unistus suveks on see, et me saaksime jälle kokku, läheksime kuhugi maale, metsa sisse ja käiksime ujumas metsajärvekeses ja räägiksime läbi öö oma soovidest ja unistustest ja lihtsalt oleksime suves. See väike unistus tuli mulle täna. Aitäh, Elina ja Veiko, et olete ja teete. Ja see on väga vajalik, mis te teete. Ja see on armas, kuidas te teete südamest ja alati siiralt. Aitäh! Ja soovin kõigile toredaid unistusi suveks. Olge armastatud. Aitäh sulle, Liis, julguse eest, et sa võtsid julguse kokku ja saatsid meile oma videotervituse ja Liis ka siis sinule nagu kõigile teistele, kes täna meile videotervitused saatsid, on minu luulekogu, mis läheb teile. Lihtsalt lisan juurde, et Liis palus tervitada ka oma klassiõdesid Kadi, Age, Karolin, Liisu ja Liisa. Mul tulid külmatäpid kuidagi, ma ei tea, see oli nii ehe ja aus ja ma nägin seda kohta, kus sa pidid ennast ületama ka, aga see ei olnud kuidagi nagu, see oli lihtsalt nii ilus näha seda, nii et meie saame olla sellised, nagu me oleme, kui teie olete sellised, nagu teie olete. Aitäh, et sa saatsid selle video, mul kuidagi tuli siuke tunne kehasse. Ja vahepeal on tulnud meile siia paar kommentaari küsimusega, et kas oleks seda minu luulekogu võimalik kuskilt soetada, siis ma ütlen teile ausalt, et see on kõik poodidest otsa saanud ja sinna enam juurde ei tule, aga
kes praegu seda laivi vaatavad ja kui te kirjutate mulle meiliaadressil veiko@tubin.ee, siis ma võib-olla suudan teie soovi täita. Nii et pange see endale kõrva taha, kes on huvitatud, siis alt hõlma on võimalik seda salakaupa veel endale soetada megasootsa hinna eest. Ma olen tõesti hakanud nagu mingisuguseks reklaamikoruks. Inimesed küsisid lihtsalt, no midagi ei ole teha. Nii, aga meie ju, Elina, tegime siis ka oma tervitused. Kas vastame hästi kiiresti mõnele küsimusele veel, et ärge nüüd meile rohkem palun küsimusi saatke. Aitäh kõigile, kes on meie saates osalenud. Nüüd on nii, et kes hiljaks jäi, see ilma jäi. Et sooviksin teada, mis on teie unistuste riik, kuhu minna sooviksite. Vastus on Island. No, riik. Ma tahaks ka kindlasti Islandil ära käia, see on mul ka bucket listis, aga neid kohti on veel. Mehhikosse minna. Need kõik vajavad lahti seletamist, nii et ma võin Veikoga koos Islandil käia. Ja siis viimane publiku küsimus. Laura küsib, kes või mis on teid senini enim inspireerinud ja miks? Ja kuna meil hakkab saate lõpp lähenema ja on lühikesed vastused, siis aus vastus raamatud. Päris mitu raamatut ja siinkohal võib-olla tooks välja ühe, mis on Günter Grassi Plektrum. Veiko oleks nagu harjutanud seda vastamist. Mina olen täna selline, et saame kokku, siis kallame tee välja, siis natuke mõtiskleme ja siis vaatame, mis vastus tuleb. Me oleme otse eetris, sa pead vastama kiiresti. Ma arvan, et iseenda jõu ka ühenduse saamise mingi koht, et kui sa enda sees leiad rahu ja jõu ja Nii, aga siis enne kui me hakkame seda saadet lõpetama, Elina, me oleme siis üksteisele teinud ka videotervitused. Võib-olla mängime sinu oma ennem ette, sellepärast, et sul on parema helikvaliteediga. Elina salvestas eile õhtul ilusas päikeseloojangus, aga mina pidin seda tegema täna ja täna oli ootamatult meeletu tuul linna peal, nii et ma käisin 2 kohas salvestamas, aga mõlemad olid nii tormilised, et ma valin 2 halvast parima, aga seni kuulame siis Elina. Meil on saatnud meie andunud fänn, Elina Naan on saatnud podcast Armastusele tervituse. Tere, armas podcasti pere ja tere, Elina ja Veiko. See on siis minu video ja tervitus ja mõtlesin, et ma tahaksin tervitada oma neid sõpru, keda ma tõesti väga kaua näinud ei ole ja kellega me muidu ikka aeg-ajalt kokku saame ja jutustame. Et ma olen olemas ja ma igatsen teid ja mõtisklus suve teemal võiks olla see, et ma soovin ja olen valmis, et see suvi saaks olla eriliselt palju looduses. Luua ja jagada oma töid ja tegemisi ja powerit just looduse keskelt. Nii et ma olen üsna kindel, et see aeg, milles me kõik praegu viibinud oleme, on mõnusalt kõigile oluline olnud ka seepärast, et kõik on saanud kuidagi seada oma prioriteete paika. Nii et minu jaoks on see pere ja loodus ja koos loomine. Võt, tervitan kõiki podcasti sõpru. Nii ongi lood. Aitäh Elinale tema väga armata videotervituse eest. Elina, kuna sa ei saa osaleda selles mängus, kuna sa oled nii-öelda nagu asutuse töötaja, siis me kahjuks ei saa sulle seda luulekogu eraldada, sest et see oleks reeglite vastane. Aga sellegi poolest oled sa ära teeninud ühe suure pika pai ja kalli. Miks ma mõtlesin praegu, et ma pean panema siia alla meie meiliaadressi? Ma ei tea, aga ma mõtlesin, et äkki sa saaks mind premeerida mingi ise tehtud maiustuse või koogiga. Ma võin sulle jätta pool pudelit seda Liisi saadetud kombutšat, mis ta tegi. Ma praegu võin oma tõuksi selga hüpata ja sõita sulle sinna stuudiosse ja tuua ära. No küll ma mõtlen midagi välja.
Aga sellega seoses tuligi mul meelde, et kui keegi tahab meile veel kingitusi saata, siis tere@armastuses.com. Me ootame teie ise tehtud kombutšasid ja teie mõnusaid kooke ja kirjutage meile, et kust te meile need tuua tahate ja kust me need kätte saame, et rasked ajad, et hea meelega sööks midagi või jooks midagi või kui te tahate tuua meile mingit riideid või midagi või okei, vabandust, läheb käest ära. Aga samas on ka podcasti andunud fänn Veiko Tubin saatnud siis meie kuulajatele ühe videotervituse. Tere head podcast armastusest sõbrad, ma olen tulnud siia mere äärde, ma ei tea, kas te nüüd üldse kuulete, siin on tuul nii suur, aga igal juhul siin laevad või appi mu kindlad töötasid ära. Mis tervitus on selline? Ühesõnaga, ma panin siia teise mikrofoni külge ja mõtlesin teile, et ma saan teile ikkagi videotervituse Elinale ja Veikole, sest et te meeldite mulle nii väga, eriti Elina. Veiko on et minu suvesoov number 1 oleks see, et ma tahaks teha tööd. See kõlab väga näljakalt, aga ma olen siin 2 kuud peaaegu tegelenud igast muude asjadega, värvinud maal kuuri ja ehitanud igasugust muid asju ja korrastanud oma arhiive ja natuke nokitsenud tööd ka, aga tore oleks, kui mõni suvelavastus ikkagi toimuks, mis planeeritud on kas siis Naissaarel või siis on seal veel üks mõte, kus seda teha, nii et ma loodan seda, et inimesed ikkagi varsti saavad teatrisse ja me saame natukene pakkuda inimestele kunsti. Ja siis, mida ma veel soovin, on see, et ma saaks oma elektritõukerattaga sõita ringi. Ma ei tea, kas te näete seda siin? Nüüd oleks siuke mõnus soe suvi. Siis ma soovin, et praegu juba maikuus varsti lapsed saada mänguväljakutele mängima. Ja siis seda ka veel, et inimesed telliksid edasi postipakke, sest mulle väga meeldib postipakke saada. Kuidagi nüüd olen palju rohkem hakanud postipakke tellima, sest et poodidesse ei pääse ja siis on iga nädal on nagu mingid jõulud. Et see on väga tore tunne. Ja mis veel? Seda, et Telliskivis võiks Lamu kohvik lahti minna. See oleks ka väga äge. Siis saaks suvalisel hetkel minna jäätist sööma ja loodan ka seda, unistan, et me saaks nüüd teha järgmise oma podcasti saate juba mingi külalisega. See on läbi saanud, et saab mingi stuudiosse kutsuda. Ja tervitan siis Elina Netšajevalt ja Veiko Tääri. Neid kuulsaid Elinat ja Veikot ja siis neid vähem kuulsamaid Naani ja Tubinat ka, et olge vaprad, pidage vastu ja näeme varsti. Kui tore! Aga jah, ma väga vabandan heli kvaliteedi eest, et ma olen tavaliselt väga hea ja hoolas heli inimene, aga no lihtsalt oli täiesti võimatu, mul oli mikrofonid või suur švamm ka ümber ja mitte midagi ei olnud võimalik teha, lihtsalt tuli selline kohin, nii et andke andeks. Andeks antud. Kuulge, väga hakkame ennast vaikselt kokku pakkima, väga vahva on olnud teiega koos jälle seda saadet teha. Ma nüüd arvan seda, et mõnda aega me laivi ei lenda, aga tõenäoliselt võib-olla kuskil keskel, kui väga palav suvi on saabunud ja kui juhtub niimoodi, et Elina on ühes Eesti otsas ja Veiko on teises Eesti otsas ja meil ei ole võimalik kellegagi kokku saada, et siis äkki kuskil südasuvel teeme ühe sellise suvise laivi, et selleks ajaks võite siis koguda enda mõtteid uuteks küsimusteks, mida te meile laivi tahate saata, et enne kui me siin lõpetama hakkame, ütlen veel aitäh kõigile, kes meid praegu laivis vaatasid, kes meid järele vaatasid ja kes meid ka podcastis kuulavad. Aga mina tahaksin, mul tuli spontaanne mõte, et nende videode saatmisega on ju see, et mingil hetkel on kuidagi tuleb tunne, tahaks saata ja teisel hetkel on kutse, et kuulge, saatke video ja siis nagu tahaks saata, aga ei ole tunnet. Et me võiksime koguda terve suve videosid, et sügisel teha kindlasti üks live, kus saab mängida ette suve mõnusaid momente, mis on salvestatud mõeldes podcast armastuse peale. Nii et me promome seda ideed, me mõtleme selle läbi, aga promome seda ideed järgnevates saadetes ka. Nii et mõelge selle peale, et terve suve jooksul salvestada armastuse vaibis meie saate jaoks mõeldud videosid. Nii et võib-olla sügisel me saame sellise laivi teha, kus on päriselt nagu päris saade ja ägedat materjali palju. Ja see on väga tore ja kes juba tahab oma video meile teele panna, siis tere@armastuses.com. Veiko saab need oma kõvakettale ära salvestada ja nüüd on
saavad ka kuulajad öelda meile head aega. Kristiina ütleb aitäh, väga meeleolukas oli. Grete ütleb aitäh selle mõnusa õhtu eest ja Gea ütleb, et hoian pöidled ja varbaid, et suvel saabuks luba podcast armastuse peoks inspiratsioonilaagriks. Vot seda tahaks isegi teha. Ja mul on niisugune tunne, et võib-olla esimene suurem pidu tuleb hoopis Tartus. Miks mitte? Miks mitte? Selleks ja. Mõnus. Hästi armas, et te meelde olite. On jälle natukene põsed on krampis natukene, mul on siin mikrofon, et mul on jälle siin natukene põsed krampis, sest et pole nii palju ja igapäevaselt naeratanud. Aitäh selle võimaluse eest minu armsale partnerile, podcasti partnerile Veikole, kes suudab nagu sellist atmosfääri tekitada, et ma lähen käima ja et mu põsed saavad krampi minna naermisest. Mõnus. Veiko, ma igatsen siin natuke. Ja sama siin. Ma küll loodan seda, et varsti lubatakse meil kohtuda ka, sest et tahaks ju kohtuda. Taas kui kohtume juhtavad koos nüüd koiduni meelutama silmist ei pöörata suudame tõuseb päikene näeb meid suurlemas veel. Hakka meie podcasti toetajaks Patreonis ja vaid 3 euro eest kuus saad ligipääsu erisaadetele, milles kohtume oma kuulajatega veel isiklikumal tasandil. Kõikide toetajate vahel loosime 1. juunil välja auhinnakomplekti Veiko ja Elina loominguga. Vaata lähemalt patreon.com/armastusest. Meie sotsiaalmeediakanalid asuvad nii Facebookis, Instagramis, YouTube'is kui Twitteris. Otsi podcast armastusest.